Jaa, grillivalik on teil küll siin suur. Aga millest alustada grilliaparaadi valikul? Tulekski alguses vaadata, et kui palju inimesi on vaja toitlustada, et kui sa 2 inimest teed, siis sa suurt grilli osta. Ja siis neid valikuid on tegelikult palju, et võikski nagu läbi rääkida erinevate grillide plussid miinused. Aga lähme vaatame siis grillid liigiti üle. Absoluutselt. Need on nüüd elektrigrillid. Elektrigrilli tasub siis valida, kui sa elad korteris ja tahad rõdul grillida. See on nagu selle põhifunktsioon, sest rõdul tegelikult ei tohi kasutada sütt ega siukseid tahkkütuseid. Mis positiivne on see, et ta on lihtne, ta on juba digitaalne, kõik on elektrooniline, ta hoiab hästi sooja. Miinus on jälle see, et peab alati juhtme seina panema, et sul ei ole võimalik seda kuhugi kaasa võtta, kus ei ole elektrit. Gaasigrill on jällegi tegelikult samamoodi rõdul lubatud, aga gaasiga nüüd on see, et sul peab alati gaasiballoon olema ja gaasikulu on tegelikult sutsu suurem kui elektril. Gaasi eelis on jälle see, et sul on elav leek, sul on rohkem reguleeritavust ja mõnikord oleneb nüüd grillist, enamasti läheb ka temperatuur kuumemaks. Siin sellel variandil näiteks ka veel küljepliit ja osadel asjadel on kuni 10 aastat garantiid ja mis tegelikult, see on ainult üks valikutest, et valikuid on 100 kuni 5000 euroni, need on tõesti palju. Need on nüüd, ütleme, standardsed söegrillid, UFO-grillid, kuppelgrillid, kuidas igas nimetada tahad. Neil on nüüd see, et neid nüüd rõdul kasutada ei tohi, aga kui sul on võimalus neid kasutada, siis siin sa saad kasutada kas sütt või päris puitu, et sa saad selle söelõhna, söe maitse või siis kui puiduga teed, siis vastavalt puidu oma. Nende eelis on see, et kuuma saab kõvemat anda, see otsene kuumus saab hästi teravalt teha. Samas sa saad ka pikka aega selle suitsutada, et sa saad suuri tükke teha, saad asjad mahlaseks jätta ja nagu seda paindlikkust on rohkem. Samamoodi nendega on ka, et nad algavad seal alla 100 eurost ja lõpevad mingid variandid juba tuhandetest. Siinpool on nüüd meie keraamilised grillid. Nad jälle töötavad samamoodi söega, aga nende võlu tuleb tõesti siis välja, kui sa paned sinna rahulikult plaadid vahele ja sa hakkad mitmeid tundi küpsetama. Kui asi juba sul on seal tund kuni 10 tundi, suured tükid vajavadki nii kaua, siis tegelikult tulemus saab teha sellega tõelise meistriteose. Et siin on neid pikk rivi igasuguseid erinevaid ja see on siis praegune turuliider sellele kogu asjale. Et siin on juba kõik asjad, eluaegsed garantiid, siin on siuksed hinged, mis lähevad ise kokku ja tulevad ise üles peaaegu. Ja see on nende grillide mersu, et kui on tõsisem grillihuvi, siis tasub kindlasti kaaluda keraamilisi grille. Ja nüüd siinpool on tegemist pelletgrillidega. Näevad küll välja pealtvaates nagu mõni tavaline söegrill või gaasigrill, aga reaalsuses on see ideaalne laisamehe grill. Et paned mahuti pelletit täis, tavalised graanulid, keerad siin temperatuuri peale, see hoiab läbi ise põlema, hoiab seda temperatuuri täpselt seal, kus sa ta panid. Sina pead ainult liha keerama. Et siukse grilliga tegelikult on mugav isegi enne magama minekut liha sisse visata ja hommikul saad sa ilusa suure suitsuse tüki välja võtta. Siin on ka veel siuke variant, kus on täitsa kombo, et ühel pool on siin gaasigrill ja teisel pool on pelletgrill. See annab tegelikult mõista, et neid valikuid ja kombinatsioone on tõesti palju. Kõik grilliaparaadid on head. Grillida võib ja saab iga ilmaga. Aga grilliaparaat valige küll nüüd targalt. Ja kui ise seda teha ei oska, siis pöörduge poodi, et saada hüva nõu.